Kumu näitus Elektromagnetiline tutvustab Põhjamaade ja Baltimaade kunstnike eksperimente rahvusvahelise avangardi ridades 1920. aastatel. Kubistlikust vormide lihtsustamisest jõudsid radikaalsemad neist puhta abstraktsionismini. See tähendab, et enam ei lähtutud silmaga nähtavast motiivist, vaid konstrueeriti mõistusega, lausa matemaatiliste arvutuste läbi vormi- ja värvikompositsioone, mida 1930. aastal moodustatud rühmitus hakkas nimetama konkreetseks kunstiks. Näituse pealkiri Elektromagnetiline on sõna Blaise Cendrari eksperimentaalsest poeemist Panama ehk mu 7 onu seiklused. Nagu Cendrari 7 onu, kes sattusid seiklustesse uues maailmas pärast Panama kompanii krahhi, nii seiklesid ka Põhjala kunstnikud 1920. aastatel avangardikeskustes kunsti uuendamise radadel. Selle näituse taustalugu ongi selline, et Norras siis Oslo lähedal asub Heni Onstat kunstcenter Hoovikoodenis. Nende muuseumi huviks oli koostada üks näitus Põhjamaade 20. aastate autoritest nende baasil ja keskendudes just siis Leger koolkonnale, sest et mitmed Skandinaavia kunstnikest siis õppisid just Leger käe all, kui nad Pariisis olid. It came as a very good idea from Gladys Fabre, as she's a specialist on this field, and we were discussing the possibilities of making an exhibition on this period. And she was very clear, this has never been done before, you have to do it. And I of course said, yes, this is so interesting to look at a region, not countries, but regions, and look at what kind of works they made and how they actually influenced the international art scene. Because we're so used to thinking, about Berlin and Paris as sort of the main cities for art at that time. But it's so interesting then to see that the regions surrounding those countries had an influence on what was happening in the sort of the art capitals, and that they brought back ideas, and that ideas traveled so fast to the regions where they developed their own language within the geometrical and abstract language of art. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que les artistes baltes n'aient pas été connus avant, parce que finalement le mouvement des avant-gardes a été spécialement étudié à partir du début des années 70. Et c'était un peu étonnant que personne n'ait regardé ces artistes-là. Je pense qu'évidemment, il y avait des raisons politiques, parce que, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai découvert le catalogue de l'art d'aujourd'hui de 1925, qui était une exposition faite à Paris. J'ai regardé un peu tous les participants. Il y avait des participants de tous les pays, et y compris même le Japon. Et systématiquement, j'ai recherché ces artistes-là. Mais effectivement, pour les pays baltes, c'était beaucoup plus compliqué, et moi, comme les autres historiens, on a un peu abandonné la partie. Et c'est après l'indépendance que les choses se sont rouvertes et que j'avais vraiment très envie de montrer les artistes scandinaves. Mais ça avait été quand même déjà fait, et surtout baltes, un peu partout, et j'espère continuer d'ailleurs de pouvoir les montrer peut-être dans la partie sud de l'Europe, comme l'Espagne, la France ou l'Italie. Siis esimene näitus ilmselt, kus Eesti kunst on ka paigutatud üldisesse Euroopa kunstimaailma koos siis Põhjamaade kunstnikega. Et kuidas see valik siin tehtud on ja kes on siin esindatud? Siis suures osas on see just nagu Eesti kunstnikude rühma autorite ring, kes siia kuulub. Nemad olid ka pigem siis võib-olla inspireeritud ka niisugusest ležeelikust või selle purismilaadsest geometriseerimisest.
siin näitusel nüüd näemegi niisuguseid teisendusi ja edasikulgemisi liinil kubism, mis tegelikult siis sai alguse varem, aga siit on arengud toimunud nagu sellise konkreetsema kunsti suunas, niisuguse pildilisema terviku juurde tagasipöördumise suunas. Jah, ja purism ja konstruktivism on need märksõnad küll sellel näitusel. Les artistes scandinaves comme Baldt sont d'abord passés par Berlin. Donc ils ont été plutôt influencés par ce qu'il se faisait à Berlin. Encore que les artistes baltes ont surtout regardé l'art français exposé à Berlin. Mais en fait, ils ont été à Berlin confrontés à tous les ismes. C'est vrai que pour les artistes baltes, ils ont quand même préféré, je pense, un peu l'art français. Peut-être en raison un petit peu d'idées politiques, parce qu'ils avaient quand même été envahis par l'URSS et puis par les Allemands, donc il y avait peut-être un petit conflit politique. Et en plus, la France avait une image assez mythique d'attraction, des droits de l'homme et tout. Et donc, ils ont beaucoup regardé les cubistes et les puristes français qui étaient exposés à Berlin. Et après, ils sont allés en France et là, les Lettoniens, par exemple, ont contacté Le Corbusier, la revue L'Esprit Nouveau, où ils ont fait des articles sur l'art lettonien dans cette revue. Les Estoniens sont moins allés en France, mais quand même, Olé, Blumenfeld étaient aussi quand même à Paris un certain temps. Sirac, lui, est allé très longtemps à Paris, puisqu'il est arrivé en 1925 et il est parti en 1932. Il était président de la commission franco-estonienne à Paris. Je pense que le climat de Paris, où tout le monde était foncièrement indépendant, n'avait pas tellement envie de se faire embringuer ou par un isme quelconque, où chacun avait la liberté de s'exprimer soi-même. Ça convenait assez bien à ces artistes dont le pays était nouvellement indépendant. Ils devaient se sentir plus libres. Mis on huvitav nende Skandinaavia autorite arengus just, alustasid nad Leger juures mitmeti, loomulikult oli nende eellooks veel ka erinevad kulgemised, õpiti ka Berliinis, näiteks Arhipenkoga stuudios. Leger kunst ikkagi, kuigi ta läks sellest kubismist edasi ja otsis niisugust terviklikumat ja tehnikamaailmale vastavat keelt, tuues oma maalidele ka niisuguseid detaile masinatest ja siis nagu objektistades ka inimkeha, et inimene oli justkui osa sellest niisugusest piltmasinast. Cette exposition, ça montre que le mouvement avant-garde au début du XXe siècle, c'était vraiment très international. L'internationalisation de l'art plutôt commençait à Berlin, parce que d'une part, il y avait d'excellents artistes, mais en même temps, parce que je pense que le marque à cette époque-là était extrêmement bon marché et que c'était plus facile de vivre à Berlin si on n'était pas très riche, que de vivre à Paris. Quand le marque a été réévalué ou que les prix ont tellement monté, c'est-à-dire vers la fin 23, les artistes sont arrivés à Paris, les artistes étrangers. Et il y en avait déjà beaucoup, mais il y a eu une seconde vague
d'artistes plus jeunes, plutôt dans la mouvance des avant-gardes, qui sont arrivés à Paris vers 23. Et aussi, peut-être aussi à cause de l'attrait de l'exposition internationale de 25, où tout le monde avait envie d'en faire partie. Donc, par exemple, De Stijl avait envie d'avoir un pavillon à l'exposition de 25, qu'il n'a pas eu, mais tout le monde avait envie de participer d'une manière ou d'une autre à cette grande exposition. Et en 25, il y a eu cette exposition qui n'était pas très importante au point de vue du lieu d'exposition, qui s'appelait L'Art d'aujourd'hui, mais qui réunissait toutes les avant-gardes de tous les pays à Paris. Et cette exposition, qui était plutôt petite, qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré 1 mois, a été le ferment pour toute l'expansion de l'abstraction dans la seconde moitié des années 20. Et les mouvements cercles et carrés de Sephore et le mouvement art concret de Wandersbourg et Lyon et Karlsruhe sont partis de ce groupe d'étrangers qui sont arrivés dans la seconde partie des années 20 et qui ont commencé avec des galeries à développer l'abstraction et l'art non figuratif à Paris. Siin konkreetses ruumis, kus me oleme, selle ruumi niisugune tinglik nimetus ongi siis konkreetne kunst ehk l'art concret, mis siis oli 30. aastal selline Van Doesbuuri poolt kokku kutsutud väike rühmitus, kuhu kuulus ka näiteks rootslastest Otto Karlsund, kelle seeriat näeme siin seinal 5 tööga esindatuna, mis on eriline siis nende skandinaavlaste puhul ja mida on ka näiteks kuraator esile tõstnud just nende kui niisuguse nähtusena, ikkagi omaette nähtusena tolleaegse Pariisi siis kunstiringkondades, et nemad arenesid ka vabaloomingus abstraktsusesse, eriti mitmed naiskunstnikud. Et Otto Karlsund tegi seda ikkagi hiljem ja siin seinal me näeme mitmeid temaga nagu arhitektuuriga seotud töid, mis on koostöös Le Corbusier'ga oli plaanitud üks selline suur kinohoone ja siis sellele tegi Karlsund kujunduse seinamaalide näol ja see on üks selle seinamaali nagu niisugune eeltöö siis maalis ja siin samuti üks arhitektuuriga tegelev kava, kui selline töö. Otto Karlsson, of course, is very interesting in the way that he also makes totally abstract art at the end. And when you look at his paintings, it's so interesting to look at how he works with the surface. You know, different kinds of surfaces, flat, thick, layers of paint, and how he sort of really does something that you can see in the American expressionism afterwards. So it's amazing to see these kind of qualities when you go close to the paintings. Kuid naiskunstnikud, taanlased ja ka norrakad, nagu näiteks Franziska Clausen, Ragnhild Garbo, Ragnhild Kaiser, keda näeme siin näitusel teises suures ruumis, siis nemad sellisel iseseisval töötamise tasandil ja nagu intensiivsemalt sisse elades liikusid selle abstraktse kunsti suunas ja see on nagu eriline panus ka Pariisi kunsti siis ringi. Me nimetasime Leger, Le Corbusier, aga Eestis ei ole väga sageli kõige tuntumate avangardistide töid eksponeeritud. Kas sellel näitusel on ka neid näiteid võimalik leida? Tänu nüüd ka Gladys Fabri eelnevatele kogemustele, kontaktidele erinevate muuseumidega, siis on õnnestunud sellele näitusele ka Kumul laenata töid väga tuntud kogudest. Mitmete autorite tasandil siis on küll üksikute töödena, kuid esindatud need nii-öelda mentorid. Siit siis leiabki ka Fernand Léger töö, samuti Le Corbusier ja Osenfanti siis väga täpselt seda puristlikku paradigmat nagu avavad 2 natüürmorti. Näituse kõige suurema formaadilisemad tööd, mida näeme seal näituse alguses, mis siis on tehtud Thorvald Helleseni poolt.
kes alustas Oslos väga ka küll kunstiakadeemia juures, kuid väga nagu iseseisvalt liikudes kubismi suunas, mis oli väga üllatav ka sealsele niisugusele õpetamissüsteemile ja piirdudes seal vaid 1 aastaga haridusega, siis ta ka liikus edasi ja samuti puutus näiteks kokku Leger'ga, kuid tema kunstis samuti me näeme, kuidas ta on suhelnud näiteks nii Leger kui Delany kas või värviringe kasutava nagu sellise esteetikaga, kuid on liikunud sellest edasi, et tema maalis nagu teistsugune dünaamika ja sellised selgemad värvipinnad, niisugused julged värvid ja puudub selline valgusevarju käsitlus, mis näiteks oli Leger'le ikkagi vormide edasiandmisel jäi sisse. En France, l'art non objectif ou l'art concret a eu beaucoup de difficultés à percer parce que les Français considéraient l'art purement abstrait, sans référence à la nature et au monde extérieur, comme quelque chose qui était un danger d'art décoratif. Donc ils étaient assez hostiles. Et en fait, c'est la communauté des étrangers à Paris dans la seconde moitié des années 20 qui a réussi à imposer cet art concret, dit concret ou non objectif. Et Carlson a mis du temps parce qu'il s'est autorisé une certaine abstraction pure pour des tableaux muraux, mais avant de se l'autoriser pour des tableaux dits de chevalet, il a mis du temps, il faut attendre l'année 1929 pratiquement. Alors que les artistes qui venaient de Russie ou qui venaient d'Allemagne, eux, ils faisaient le pas de l'abstraction pure beaucoup plus tôt. Et en France, si vous prenez le mouvement art concret, justement dont Carlson faisait partie, avec Van der Sboer, ils n'étaient que 4 ou 5, il y avait Hélion, ils étaient très très peu. Et le mouvement Cercle et Carré, il y avait à la fois des artistes cubistes, figuratifs et aussi non objectifs. Effectivement, quand ils sont retournés dans leur pays, ça n'a pas marché non plus. Carlson a dû s'interrompre et d'autres ont évolué vers une forme de surréalisme. Il faut dire qu'à Paris, déjà en 29-30, il y avait une grande concurrence entre le mouvement abstrait et le mouvement surréaliste. Il y avait des artistes comme Arp qui participaient des deux, mais c'était rare quand même. What happened, I think, is that it was too early, it was too pioneering. And so they suffered the same destiny as the artists in Estonia did. They came back, politics changed, depression came, a new set of politics in Estonia made it impossible to continue working with this kind of language. I think it totally died out. And after Second World War, you had a new period of abstract art in Norway, but they did not look at the artists from the 30s. They looked to the French and American painters. So they were forgotten twice. And this exhibition brings them back to light, which I find so amazing. And it's so important also to bring these artworks together, you know, both the Baltic and the Scandinavian artists together, because it says something about this region that we are part of. Kogu see avangardkunst 20. sajandi alguses ei puudutanud ju ainult
maali ja skulptuuri, niisuguseid plastilisi vorme, vaid ta oli ka igal pool mujal kõikides kunstiliikides, nagu näiteks teatri, kujunduses, filmis, et mis siin selles näitusel siis nagu laiema vaatega seotud on? Siin nüüd konkreetselt me seisamegi ühe teatrimaketi juures, mis on seotud sellise nähtusega nagu Palais des Doigts, mis tekkis rootslaste algatusel. Selle ellukutsujaks oli Rolf de Maré. Tema nimeline tantsumuuseum asub ka nüüd Stockholmis. Sellest tantsumuuseumist on siin siis Fernand Léger loodud makett, lavastusele maailma loomine ja samuti ka mõningad kostüümikavandid siin seinal. See Palais des Doigts muutus siis Pariisis selliseks täiesti omalaadseks nähtuseks, vaba koreograafiaga uuenduslikuks tantsuteatriks, kuhu siis rakendati ka nagu sellise esteetika loomisele väga tuntud kunstnikke. Tehti ka selliseid täistlikus vaimus lavastusi, kus siis näiteks oli kasutatud ka filmi. Üks uus meedium, mis oli väga oluline, millega katsetati, oli foto ja film. Selle näituse väga atraktiivseks osaks on ka meie filmiruum, kus siis eksponeerime 20. eksperimentaalfilmi klassikat autoritelt Viking Egeling, samuti Rootsi päritolu, kuid väga rahvusvahelise taustaga ja Berliinis tegutsenud, samuti Zürichi Dadaga seotud autor, siis Hans Richter, kellega koos need eksperimentaalfilme tegid. Ka Fernand Léger'lt on Ballet Mécanique film. Eriti just Egelingi filmi tasandil, kus käib selline muusikalise abstraktse keele otsing ehk siis sellise ajalise ja ruumilise dimensiooni ühendamise püüe, mida siis võimaldas film, siis seda näeme me ka näiteks selles Art Concret ruumis, kus on tsiteeritud näiteks Egelingi filmi kujundite järgnevuse dünaamikat. It's also very interesting to see that the abstract art found this medium in film. They were trying and finally within film they could combine the object, the abstract object and time and movement together. So that sort of solved the discussion that I think they had for a long time. And of course you can see that influence also in music and how the atonal music comes and how modernity is changing very many art forms. You can see how much they work together. Film, theater, poetry, they made a situation, they made their own sort of avant-garde milieu locally and created art that they could challenge each other, which was great, I think. Teil on ka ette nähtud laiem filmiprogramm lisaks siis sellele, mida näitusel saab näha. Meie auditooriumis on niisugune ajastut siis laiendav filmiprogramm märtsis seoses samuti selle Palais des Doigts nähtusega. Pakume väikest sissevaadet unikaalsesse filmimaterjali, mis on ka pärineb sellest Dansmuseetist, kus siis on võimalik vaadata tolleaegsetest lavastustest ja koreograafiast väikesi lõike ja järgneb ka 2006. aastal Zürichi balletis tehtud rekonstruktsioon omaaegsele lavastusele Skating Rink, mis oli siis liuväli, samuti Léger disaini ja lavakujunduse ja kostüümidega. Järgneb veel film nagu Entracté, mis oli seotud siis ühe Palais des Doigts sellise dadaistliku lavastusega Relâche ja oli mõeldud selle vahepalaks, nii et need kolm niisugust üksust siis avavad seda Palais des Doigts fenomeni. Kuidas see infoliiklus käis läbi nende ajakirjade? Siin olemegi selle suure vitriiniga nagu tahtnud siis näidata seda niisugust rahvusvahelisust ja ajakirjade ringi kulgemist ja läbi ajakirjade suhtlemist. Mitmed need rühmitused kutsusid ka ellu siis samanimelisi ajakirju, kus nad said siis levitada nii oma seda kontseptsiooni kui siis ka näiteks selle disaini ja typograafia tasandil nagu sellist uuenduslikku keelt pakkuda. Siin näeme mitmeid kuraatoril
endale kuuluvaid unikaalajakirju, L'Esprit Nouveau, milles ilmusid ka näiteks lätlaste artiklid, Roman Zutalt, kellel olid siis otsesed sidemed Le Corbusier ja Osenfantiga, kes seda ajakirja välja andsid. Der Sturmiga sidemetest Servalt Walden, kes esmalt asutas siis selle ajakirja ja hiljem ka galerii ja sellised märgilised näitused väga just erinevas liinis tegutsenud kunstnikest, nii futuristlikust, ekspressionistlikust, kubistlikust keelest, seda laadi sünteesivatest autoritest, siis siin näeme näiteks Hellesini tööst reproduktsiooni ja tema esinemisest äramärkimist. Kõik kirjutasid, neid tõlgiti ja reprodutseeriti ka teiste kunstnike töid, et nii need ideed levisid? Jaa, näiteks eriti just selle siis 22. aastal välja antud ajakirja Westshop'i ja Gegenstandi puhul on hea rääkida sellest, kuidas siis ühelt poolt püüti need Euroopa autoreid viia sinna Venemaale, tutvustada neid seal ja teiselt poolt siis ka Vene konstruktivismi ja kõik selle ajastu autorid tuua nagu Euroopale lähemale. Et selles ajakirjas samuti on ta seal avatud kujul, on näiteks Egelingi ja Richteri eksperimendid siis selle filmi tasandil. Ja meie uue kunstiraamat. Ja, et siin on siis esindatud ka meie näited, Laarmeni kujundus ja siis ka geomeetriline inimene. Ja siin üks oli ka kataloog tänapäeva kunstla d'aujourd'hui, et siin ka eestlased siis osalesid sellel? Sellel näitusel ainukesena eestlastest osales Jaan Siirak. Et kui Edward Ole ja Blumenfeld võtsid osa eelnevatest siis Salon d'Independant näitustest seal Pariisis, siis Siirak jõudis ainukesena siia näituse valikusse, kuid see 25. aasta näitus on nagu väga märgiline, sest just seda loetakse ka selliseks tõukepunktiks ja eellooks sellele, et mitmed need Skandinaavia autorid liikusid just abstraktse kunsti suunas, sest see näitus iseenesest koondas väga rahvusvaheliselt neid konkreetse kunsti ja sellises ratsionaalses keeles mõtlevate autorite ringi. Üks huvitav raamat, mis anti originaalis välja siis 31. aastal, autoriks on Moi Veer, mida näeme siin vitriinis ka hilisema faksiimile kujul, kuid sellest oleme näitusele valmistanud ka sellise üks-ühele koopia, et inimesed saaksid raamatut lehitseda ja vaadata filmilikku, kollaažilikku keelt, mida siis Moi Veer on siin kasutanud. Et ta oli ka Leedu päritolu, kuid tegutses siis rahvusvaheliselt, siin on siis Pariisi linnavaated teemaks. Sedapuhku siis foto, mis on siis niisugune eksperimentaalfoto igasuguste tehnikatega üle? Ja samuti seostub väga hästi selle filmi teemaga. Näiteks sinna juurde vaadata ka seda Leger Palais Mécanique'i, mida on siin võimalik näha, et seal on samuti niisugune dünaamiline keel, montaažiga kokku lõigatud väiksed detailid, fragmendid, vaated, korduvus, selline tehnitsistlik keel, kus vahepeal sellised pulbitsevad masina rütmid, siis jälle inimene, et inimene ka samas jälle niisuguse tehnitsistliku maailma keskel, et kõik see moodustab niisuguse hea terviku siin. Siin on meil ka nüüd uus kataloog. See on täielikult ingliskeelsena välja antud selle näituse raamat, ka laiemalt Euroopas on see kättesaadav. Siin on Laetitia Fabri enda käsitlus teemast, ka Norra ja Rootsi kunstiuurijate artiklid, samuti Läti ja Leedu osa ja Eesti osa, et saab sellest teemast väga põhjaliku ülevaate.